piletid kohe tagasi. Pidage keegi ta kinni. Jää seisma. Mis sa tahad? Ma nägin küll väga hästi, kui ma hakkasin kassa juures raha maksma, sa võtsid pileti pealt mu piletid. No mis asja mul sinu pileteid tarvis peaks olema? No aga miks sa siis eest ära jooksed? Vaata tuju tõstmiseks nii hea on joosta, kui keegi taga ajab. Leiad kohe stiimuli, et kiiremini joosta. Ise ähid ja puhib nagu siibiauto Valdur, kes külale ringi peale teeb. Kuule, ära räägi midagi. See Valdur on väga heas vormis. Ja kus sina on läinud teda ähkimas ja puhkimas? Vot siis nägin, kui ta mu sibi välja tõmbas. Kuule, ära valeta. Su peldikust ei ole midagi võttagi. Sa oled nii kitsi, et ei peaks sellele Valdekule maksma. Sina käid naabri peldikus oma asjal. Vaata, mina oma aknast näen, kuidas sina nagu hamster perse vastu maailmas naabri peldikusse kaod. Ja vaata, kohastamisel võib Valde kähkida ja puhkida küll. Kuule sina, sibipruut, anna mu piletid kohe tagasi. Ei anna, aja mind veel taga. Kui ma paar grammi veel pekki maha võtan, see on juba tubli. Anna piletid kohe siia. Ei anna, ma lähen ise Helduriga ooperisse. Sa teagi, kus see ooper üldse asub. Küll Heldur teab. Mida te siin röögite päise päeva ajal? Ajate kõik inimesed minema. Issand, Tiina võttis mu piletid ära. no ja siis sellepärast peab niimoodi röökima. Kuule, Tiina, anna ta piletid tagasi ja asi vunts. Jah, hea küll. See, tead, tegelikult ma ainult kaalu jälgimise pärast jooksen. Kus see kaal on, mida sa jälgid? No mis sa õiendad? Vaata, ooperis käivad ainult peenikesed piigad, kui nad just rasedad. Kas sina oled rase või? No kuule, peenike su kohta küll öelda ei või. Ära õienda midagi. Veel paar kuud ja mina olen lahja nagu hurdapenni. No, aga vaata praegu ma olen juba piisavalt peenikene küll, et võin Helduriga ooperisse minna. No seda me veel vaatame. Vai, mulle nii meeldib ooperis käia. No siis teinekord osta ise piletid ooperisse. Juba ostetud. Ainult, vaata praegu peab veel Heldurile rakki ostma. Kuule, kas Helduril veel vähe on peost neid rakkusid sellest suurest töörahmeldamisest? Ei, loll. Mitte see rakk, mis peopesas käib, vaid see, mis selga käib, vaata, sama kuub, Kuule, sa oled ise loll, see ei ole rakk, see on frakk ja frakki kannavad. Mis Heldur teeb frakkiga, kullakene? Aga Heldur paneb rakki ooperisse selga. No kuule, ooperist kannavad ikka frakki need, kes laval laulavad. Aga Heldur laulab saalist kaasa. Tal on väga ilus ja võimas hääl. Ainult meid ei lubata millegi pärast lõpuni laulda. No kas Helduril läheb siis hääl ära või? Oi, ei lähe. Aga see on vist sellepärast, et tal ei ole rakki. Jah. Tead mis, täna ei olegi üldse ooperit, täna on hoopis ballett ja vot sina ei lähe Helduriga sinna seda vaatama. Aga teate, ma võin teile rääkida, kuidas mina Helduriga ooperis käin. Vaata, kuulake. Vaata, kõigepealt, kui me oleme teatrisaali läinud, ei lähe veel saali, vaid teatrisse läinud ja riided ära oleme andnud. Heldur seab sammud teatribaari poole. Tema kosutab seal oma häält mõne pitsi konjakiga. Ja no mina võtan lihtsalt solidaarsuse pärast ka kaasa. Kuule, kas sina lased vaesel Helduril endale välja teha? Ei, kõik on ikka minu raha eest. No vaata sa mul. No las möliseb edasi. Jah, vaata. Ja siis me lähme saali. Oi, kõik tuled põlevad. Teate, nii ilus on, nagu oleks teatris. No kus te siis tegelikult olete? No teatris, Istume pehmetel toolidel. Tuled lähevad kustu ja see pea sumiseb konjakist. Ja siis Heldur toetab oma pea minu õla peale ja mina toetan oma pea tema pea vastu. Kõigepealt kiirub üks naisvokaalidioot. Aga meie puhkame. Ja kui rahvas plaksutama hakkab, ärkab Heldur ülesse, tõuseb püsti ja kummardab kõigile. Aplaus ei lakka,
no vaat siis alustab Heldur täiel rinnal. Metsa läksid sa ja siis meil kästaksegi lahkuda. Unista aga tegelikult ma ütlen sulle, täna ei ole ooper, täna on ballett Traviata ja meie, mina ja Heldur läheme seda balletti vaatama. Mulle väga meeldib tants. No kummad baleriinid sulle rohkem meeldivad, kas mees- või naisbaleriinid? Mõlemad. No aga kummad ikka rohkem? Ma ütlesin sulle, et mõlemad. Kuule, aga meesbaleriinidel on need sukkpüksid ja see Traviata paistab eriti hästi välja. Issand, kui loll sa oled. Sa oled ise loll. Traviata on ooper, mitte ballett ja meie Helduriga oleme selle algust näinud. Mulle väga meeldis lapsepõlves tantsimas käia. Ma käisin Kai Leete juures, rahvatantsu tantsisin, paar kuud käisin. Ja, aga mulle meeldis jälle lapsepõlves joonistamine. Sellepärast me lähemegi Helduriga kunstinäitusele. No pidi üks väga huvitav ja omapärane näitus olema. Heldurile tegelikult väga meeldivad aktimaalid. Kuulge, näidake õige oma piletid siia. Oot. Nii, siin on minu piletid ooperisse. Ja minul on siin. Siin on sinu piletid kunstinäitusele. Ja siin on sinu piletid balletiõhtule. Aga homne kuupäev. Mis homne? Ja homne. Näita siia. Aga siin on minu piletid ooperisse. Igavene sõbras. Sa igavene peki nägu. Igavene siga. Heldur. Tarmo kunstinäkid. Lõbutsete. Lõbutsege. Aga mul pole küll aega teiega kampa lüüa. Teate, ma nimelt kolin ära teise linna, nii et nägemist. Aga ooper. Aga ballett. Teise linna. Ära läks. Suur aitäh. See oli väga näis. Ei, anna veebile. Aitäh. Ikka aitäh. Aitäh. Nii, aga